Before this conference weekend, enne selle konverentsi nädalavahetust küsiti minu käest, kas mina kõnelen saksa keeles. Ja ma ütlesin, et ei, aga see võib kostuda, nagu ma teeksin seda saksa keeles. Lennukipiloodina lendasin ma ööpimeduses mitmeid tunde üle mandrite ja ookeanide. Oma juhikabiini aknast, öötaevast, eriti linnuteed vaadates, imetlesin tihti Jumala loomingu avarust ja sügavust, mida pühakirjades kirjeldatakse kui lugematut hulka maailmu. Vähem kui sajandi eest arvas enamik astronoome, et meie linnutee oli universumi ainuke galaktika. Nad arvasid, et kõik, mis jääb meie galaktikast väljapoole, on vaid suur tühjus, igavene vaba ruum, tühi, külm, ilma tähtede, valguse ja eluta. Teleskoobid arenesid, sealhulgas teleskoobid, mida võis kosmosesse saata, ja astronoomid hakkasid mõistma imelist, peaaegu mõistetamatut tõde. Universum on pead pööritavalt suurem, kui keegi oli varasemalt uskunud. Et taevad on täis loendamatuid galaktikaid, meist kujutlematult kaugel, ja neist igaüks koosneb sadadest miljarditest tähtedest. Väga lühikese aja jooksul muutus meie arusaamine universumist igaveseks. Tänapäeval võime me näha osa neist kaugetest galaktikatest. Me teame, et need eksisteerivad. Nad on eksisteerinud väga kaua aega. Kuid enne, kui inimkonnal olid küllalt võimsad instrumendid, et koguda taevavalgust ja näha neid galaktikaid, ei uskunud me selliste asjade võimalikkusesse. Universumi mõõtmatus ei muutunud. Muutus vaid meie endi võime seda näha ja mõista. Ja selle suurema valguse käes tutvus inimkond imeliste väljavaadetega, mida me polnud kunagi varem isegi ette kujutanud. Mis oleks, kui teil oleks võimalus reisida ajas tagasi ja rääkida inimestega, kes elasid 1000 või isegi ainult 100 aasta eest? Kujutage ette, et te püüaksite neile kirjeldada meie kaasaja tehnoloogiat, mida meie tänapäeval enesest mõistetavaks peame. Näiteks, mida võiksid need inimesed meist mõelda, kui me räägiksime neile lennukitest, mikrolaineahjudest, pihuseadmetest, mis sisaldavad suuri digiraamatukogusid ja videoid meie lastelastest, mida me jagame miljonite inimestega kogu maailmas. Mõned ehk usuksid meid. Enamik inimesi naeruvääristaks meid ja oleks meie vastu, ehk isegi püüaks meid vaikima sundida või meile viga teha. Mõned püüaksid rakendada loogikat, mõistust ja fakte, nii nagu nemad neid teavad, tõestamaks meie eksitust, rumalust või isegi ohtlikkust. Nad võivad meid isegi hukka mõista, arvates, et püüame teisi eksiteele viia. Kuid muidugi ei oleks neil inimestel õigus. Nad võivad olla heatahtlikud ja siirad. Nad võivad endas täiesti kindlad olla, kuid nad ei suudaks näha selgelt, kuna pole veel saanud täielikumat valgust ja tõde. Tundub olevat inimlik arvata, et meil on õigus, isegi kui meie arusaamad on valed. Ja kui see on nii, siis on meil üldse lootust. Kas meie saatus on
loksuda eesmärgitult vastaka informatsiooni ookeani lainetel, hüljatuna parvel, mille oleme enda arvamustest kokku klohminud? Is it possible to find truth? Kas on võimalik leida tõde? My remarks is to proclaim Minu sõnade eesmärk on kuulutada rõõmusõnumit, et Jumal ise, the Lord of hosts, vägede issand, kes teab kogu tõde, given his children, on andnud oma lastele lubaduse, they can know. et nad võivad ise tõde teada saada. Please consider the magnitude Palun kaaluge selle lubaduse suurust. everlasting and Igavene ja kõikvõimas Jumal, this vast universe. selle tohutu suure universumi looja, kõneleb neile, kes astuvad tema ette siira südame ja tõsise kavatsusega. He will speak to them in Ta kõneleb neile unenägude, nägemuste, mõtete ja tunnete kaudu. Ta kõneleb viisil, mis on ilmeksimatu ja ületab inimkogemust. Ta annab neile taevalikku juhatust ja vastuseid nende isikliku elu kohta. of course Muidugi leidub inimesi, kes halvustavad, thing is impossible. teatavad, et selline asi on võimatu, et kui Jumal oleks olemas, siis oleks tal parematki teha, kui ühe inimese palvet kuulda võtta ja sellele vastata. Kuid mina ütlen teile seda, Cares about you. Jumal hoolib teist, He will listen. ta kuulab teid Answer you. ja ta vastab teie isiklikele küsimustele. Answer to your prayers will Vastused teie palvetele tulevad tema viisil ja tema valitud ajal ning seetõttu you need to learn. peate te õppima kuulama tema häält. God wants you to find Jumal soovib, et te leiaksite tee tagasi tema juurde ja päästja ise ongi see tee. God wants you to learn of his Jumal soovib, et te õpiksite tema pojast, Jeesusest Kristusest ja kogeksite seda sügavat rahu ja rõõmu, mis tuleb taevaliku jüngriraja järgimisest. Kallid sõbrad, straightforward experience. muistest pühakirjas on kirjeldatud üheti mõistetavat katset, millega käib kaasas Jumala lubadus igale mehele, igale naisele ja lapsele, kes on nõus seda proovile panema. You must search the word of God. Esiteks peate te uurima Jumala sõna. Reading the scripture See tähendab lugema pühakirju ja uurima nii muistsete kui ka kaasaegsete prohvetite sõnu regarding the restored God Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi kohta. with an intent, Mitte selleks, et kahelda või kritiseerida, with a sincere vaid siira sooviga tõde teada saada. ponder upon Mõtisklege asjade üle, mida te tunnete and prepare your mind ja valmistage oma meel ette the truth. tõde vastu võtma. If you can no more than desire to believe, Isegi kui te ei suuda koguni rohkemat kui vaid soovida uskuda, siis laske sel soovil endas töötada, kuni selleni välja, et te saate anda koha Jumala sõnale. you must consider Teiseks, peate kaaluma ja mõtisklema, kartmatult püüdma uskuda be grateful ning olema tänulik selle eest, kui halastav on issand olnud oma laste vastu Aadama loomisest kuni meie ajani välja, kutsudes prohveteid, nägijaid ja ilmutajaid juhatama oma kirikut ja aitama leida meil teed tagasi tema juurde. Kolmandaks, ask your heavenly peate oma taevaselt isalt, name of his son tema poja Jeesuse Kristuse nimel, manifest. paluma teha teile ilmsiks tõde viimsa ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku kohta. Ask with a sincere heart, Küsige siira südamega, real intent, tõsise kavatsusega, having faith. uskudes Kristusesse. There's however also a fourth On ka 4. salm, väga tähtis, mille päästja on meile andnud. if any man will do Kui keegi tahab teha Jumala tahtmist, know see tunneb, kas see õpetus on Jumalast või kas mina räägin iseenesest. in other words, Teisisõnu, when you're trying to kui soovite teada tõde evangeeliumi põhimõtete kohta, you must first peate esmalt live them. nende järgi elama. Put the gospel doctrine and the church Pange evangeeliumi põhimõtted ja kiriku õpetused oma elus proovile. do it with real intent, Tehke seda tõsise kavatsusega faith. ja kindla usuga Jumalasse. If you will do these things, Kui te teete neid asju,
siis on teil kindel lubadus Jumalalt, et ta teeb teile selle kohtaks ilmsiks tõe püha vaimu väel. Ta annab teile valgust, mis lubab teil vaadata läbi pimeduse ja näha kujuteldamatult imelisi vaateid, mis on surelikule silmale mõistetamatud. Mõned võivad öelda, et need sammud on liiga rasked või ei ole vaeva väärt. Kuid minu arvates on see isiklik tunnistus evangeeliumist ja kirikust kõige tähtsam asi, mida võime selles elus välja teenida. See ei õnnestu ega juhi teid ainult selles elus, vaid sellel on otsene mõju ka teie igavesele elule. Teadlastel oli raskusi universumi suuruse mõistmisega, kuni nad said instrumendid, mis olid küllalt võimsad, et koguda suuremat valgust, nii et nad võisid mõista täielikumat tõde. Apostel Paulus õpetas sarnase põhimõtte vaimse teadmise kohta. Ta ütles, aga maine inimene ei võta seda vastu, mis on Jumala vaimust, kirjutas ta korintlastele, sest see on temale jõledus ja ta ei või sellest aru saada, sellepärast, et seda tuleb ära mõista vaimselt. Teisisõnu, kui soovid ära tunda vaimset tõde, pead selleks kasutama õigeid instrumente. Vaimse tõe tundmisele ei saa tulla, kasutades instrumente, mis ei suuda seda tõde ära tunda. Päästja ütles meile meie päevil, see, mis on Jumalast, on valgus. Ja see, kes saab valgust ja jätkab Jumalas, saab rohkem valgust. Ning see valgus kasvab üha eredamaks, kuni saabub täiuslik päev. Mida rohkem me kallutame oma südame ja meele Jumala poole, seda enam langeb meie hinge taevast valgust. Ja iga kord, kui me seda valgust tahtlikult ja siiralt otsime, näitame Jumalale oma valmidust saada rohkem valgust. Pikapeale muutuvad asjad, mis olid varem segased, ähmased ja kauged, meile selgeks, säravaks ja tuttavaks. Ja samamoodi, kui me eemaldame ennast evangeeliumi valgusest, hakkab meie enda valgus kahvatuma, mitte päeva ega nädalaga, vaid pikapeale ja aja jooksul. Kuni me vaatame tagasi ega suuda mõista, miks me olime kunagi arvanud, et evangeelium on tõsi. Meie varasem teadmine võib meile isegi rumalusena paista, kuna see, mis kunagi oli selge, on taas muutunud häguseks, segaseks ja kaugeks. Seepärast ütleb Paulus, et evangeeliumi sõnum on rumalus neile, kes hukkuvad, aga neile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Viimsa ja pühade Jeesuse Kristuse kirik on koht igasuguse tunnistusega inimestele. Kirikus on liikmeid, kelle tunnistus on kindel ja põleb säravalt nende sees. Teised püüavad ikka veel ise tõde teada saada. Kirik on kodu, kus kõik võivad kokku saada, vaatamata meie tunnistuse sügavusele või suurusele. Ma ei ole teadlik ühestki sildist meie koguduse hoonete ustel, mis ütleks, teie tunnistus peab olema vähemalt nii suur, et sisse astuda. Kirik ei ole ainult täiuslikele, vaid kõikidele, et tulla Kristuse juurde ja saada täiuslikuks temas. Kirik on teie ja minusuguste inimeste jaoks. Kirik on vastuvõtmise ja hoolitsemise, mitte eraldamise ja kritiseerimise koht. See on koht, kus me üksteist innustame, tõstame ja toetame oma individuaalsele jumaliku tõe otsingul. Lõpuks oleme me kõik palverändurid, kes oma jüngri rajal Jumala valgust otsivad. Me ei mõista teisi hukka valguse hulga pärast, mis neil on
või mis neil puudub. Pigem toidame ja innustame igas suuruses valgust, kuni see kasvab selgeks ja säravaks tõeks. Tunnistagem, et enamasti ei ole tunnistuse saamine midagi, mis toimub minuti, tunni või päeva jooksul. See ei saa täielikuks üleöö. Vaimse valguse kogumise protsess on eluaegne püüdlus. Teie tunnistus elavast Jumala pojast ja tema taastatud kirikust, viimsa ja pühade Jeesuse Kristuse kirikust, ei pruugi tulla nii kiiresti, kui te seda soovite, kuid ma võin teile lubada, et kui te teete oma osa, siis see tuleb. Ja see saab olema hiilgav. Ma pakun teile oma isikliku tunnistuse, et vaimne tõde täidab teie südame ja toob teie vaimule valgust. See ilmutab teile puhast arukust, imelise rõõmu ja taevase rahuga. Ma olen seda ise püha vaimu väel kogenud. Nagu lubavad meile muistsed pühakirjad, paneb sõnu seletamatu Jumala vaimu kohalolu teid laulma laulu lunastavast armastusest, tõstma pilku taeva poole ja hüüdma kiitust kõige kõrgemale Jumalale, teie varjupaigale, teie lootusele, teie kaitsjale, teie isale. Päästja lubas, et kui te otsite, siis te ka leiate. Ma tunnistan, et see on tõsi. Kui te otsite Jumala tõde, siis see, mis praegu paistab hämar, udune ja kauge, tehakse teile tasapisi ilmsiks ja selgeks ning tänu Jumala armuvalgusele saab see teile südamelähedaseks. Teile avaldatakse imelised vaimsed väljavaated, mis on inimsilmale kujuteldamatud. Ma tunnistan, et see vaimne valgus on igale Jumala lapsele kättesaadav. See valgustab teie meelt, ravib teie südame ja toob rõõmu teie päeva. Mu kallid sõbrad, palun ärge viivitage isikliku tunnistuse tugevdamisega Jumala taevalikust tööst, valguse ja tõe tööst. Teie isiklik tunnistus valgusest ja tõest ei õnnista mitte ainult teid ja teie järelpõlve siin surelikkuses, vaid jääb teiega kogu igavikuks, lõpututes maailmades. Sellest ma tunnistan ja jätan teile oma õnnistuse Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.